Nii, tervist! Täna on meiega siin Mart. Mart tuli mulle väikest koolitust tegema, et kuidas seda katelt nagu õigesti kasutada, mis asju ma saan siin seadistada, mida kust vaadata. Ja nüüd siis Mart täpsemalt räägibki, et mis on siin olulised kohad, võib-olla kust midagi kinni keerata, kui midagi vaja on või midagi taolist. Nii et... Just. Tere ka minu poolt. Alustaks ma võib-olla üldse süsteemist üldiselt, torudest siin. Et täna on Markol on ju majas nii põrandaküte kui radiaatorküte. Siin on tegemist siis põrandakütte segamissõlmega, sest et põrandatesse läheb meil teadupoolest ikkagi madalam temperatuur kui radiaatoritesse. Ehk siis siin toimub tegelikult täna põrandaküttele segamine. Et sellele me anname eraldi graafiku ette, mis temperatuur me siin tahame, et põrandatesse läheb ja vastavalt sellele ta siis segab täna siin temperatuuri. Ja see sama nii-öelda elektrikarp siin siis juhib tegelikult seda asja ja ju suhtleb soojuspumbaga. Kas ma saan põranda temperatuuri, radiaatorite temperatuuri eraldi seadistada sealt Just, küttegraafiku järgi. Sealt, mitte siit? Ei, siit me ei mitte midagi midagi tegema, et siin on selles mõttes... Siin on näidikud lihtsalt peal. Näidikud peal ja ringluspump, mis teeb segamise 3D ventiil, kus siis segamine tekib. Ja siit läheb juba kütte edasi ja nii ta on. Ja see on siis ringluspump, mis sul viib sooja vee nüüd radiaatoritesse üles. Täna on kõige lihtsam loogika ongi soojuspump tegelikult otseses mõttes kütab ainult akumulatsioonipaaki sul. Kui siin on tal temperatuur saavutatud, see soojuspump jääb seisma, välisosa seisab ja siis toetavad sul ainult väiksed ringluspumbad, mis tarbivad seal paarkümmend vatti elektrit tunnis ja viivad sul sooja vee juba majja. Ja nüüd on see, et soojuspump mõõdab, temperatuur siin langeb, me andsime talle ette 5 kraadi võib langeda ja siis tuleb vaikselt küttesse tagasi, tõstab jälle temperatuuri ülesse. Täna lihtsalt minu soovitus, mis on see, et radiaatorküttel kõik ventiilid maksimaalselt lahti keerata. Oot, see oli käsi, mis ma tahtsin küsida, et see on see, millega me varem oleme nagu reguleerinud, kas toas on külm või palav, et siis praegu täiesti lahti keerata ja vaadata, kuidas selle järgi on ja siis, kui on natukene palav, siis kinni keerata või hakata siit reguleerima? Jah, täpselt, et 2 võimalust, kas siis reguleeridki sealt radiaatori pealt on ja ideaalis, et me suudaksime küttekulusid kokku hoida, oleks hea, kui me tegelikult reguleeriksime siit on. Et see annab nagu selles mõttes meile parema kasuteguri lõppude lõpuks, mida madalam see temperatuur jääb. Ehk siis näiteks võiks niimoodi olla, et lastetoas lahti keerata, selle järgi temperatuur paika ajada ja kui ise tahad jahedas magada, siis näiteks endast täitsa kinni keerata. Täpselt, et kõige soojama ruumi järgi täpselt see paika panna. Väga hea, lähme edasi. Et selles mõttes nii oleks kõige parem. Ja interneti jaoks, kuna sul kaablit ei ole, teeme siia selle pistiku eraldi. Seda ma juba eelmises videos natukene mainisin ka, et kuidas saada kaabel sinna masinasse on siis see, et on Wi-Fi pikendaja ja Wi-Fi pikendajas siis läheb siis juba LAN kaabel konkreetselt sinna ahju. Just, et täna ta nii on. Siis teine pool on sul siin tarbevesi on ja tarbeveeboiler, küttemagistraalid või tarbeveemagistraalid maja poole ja siit see kogu asi käib. Täna on see, et kui sul süsteemis midagi juhtub, sul on vaja näiteks, et sa ei taha, et mitte üldse vett enam süsteemi pool läheb, sul läheb radikas katki ükskõik mida. Kui radikas läheb katki, siis kõige lihtsam on need 2 kraani. Kinni, radikasse enam vett ei lähe, põrandaküttesse läheb vesi edasi. See oligi üks küsimus mul ka, et mingi avarii puhul, siis on see vesi kinni, on see koht. Just, see on kohe konkreetselt vesi kinni, et sul vett lihtsalt ei lahmaks peale. Et kui sul ei ole kiiret, siis loomulikult soojuspumba saab rahulikult välja lülitada. Ja siis jäävad ka ringluspumbad kõik seisma. Aga täna kui mingi probleem on siit, on kohe radiaatorkütte torustik kinni. Ja alumise korruse me saame välja lülitada, siis 2 kraani on seal põrandakütte kollektori juures sul sealt. Või siis teine variant on see, et siit pealevool, mis läheb siit segamissõlme, keerame selle lihtsalt kinni. Et siis saame põrandakütte samamoodi tegelikult süsteemist välja lülitada. Küll aga vaatame siia ekraani ka. Just, sisekliima, maja kütte, kus siis on põrandakütte, radiaatorkütte sinu puhul. Võtame siit sisekliima ja täna kõige lihtsam viis on see, et kuidas temperatuure tõsta ja alandada, ongi see, et me keerame siit kas 1 kraadi võrra kõrgemaks, ehk siis number 1 küte on meil täna radiaator, number 2 küte on meil täna põrandaküte ja siit me saame lihtsalt 1 kraadi võrra tõsta näiteks kütte temperatuuri. Kõige lihtsam variant. Aga ta ei näita meile otse, mis temperatuur see on, ta lihtsalt näitab, et kraadi võrra üles või kraadi võrra alla, siis see keskmine on sinna kuidagi seadistatud lihtsalt. Seda me kohe näitame, et täna kõige lihtsam viis on lihtsalt see, et sa tuled keerad siit 1 kraadi ülespoole
põrandaküttel 1 kraad annab tulemust kohe, aga see võtab üldiselt kuskil 24 tundi aega, kuni see betooni seest hakkab meile tunda andma, onju. Et noh, täna on kindlasti see, et kui sa 1 kraadi siia juurde keerad ja tunni aja pärast ei tunne, et soojem ei ole. Siis ei tule uuesti keerama siia 5 juurde. Täpselt, et üldiselt soovitatakse 24 tundi oodata, et noh, siis on nagu aru saada, et maja jõuab juba järgi sellele. Okay. Ja teine on siis radiaatorküte, onju. Ja alati, kui mingi küsimus on, siis siin on küsivärk. Võtad siia okk ja tegelikult siin tulevad kogu informatsioon välja, et mis siin nii-öelda siin antud kohas teha saab. Okay. Siis võimalus on seadistada programmid, ehk siis me kütame ainult mingitel kindlatel päevadel. Me saame siia panna kuni 3 programmi. Iga süsteemi kohta siis põrandakütle, radiaatorküttele saame panna vastavalt päevale, et mis päevadel me tahame kütet, mis päevadel mitte. Et on võimalik seadistada. Noh, üldiselt soovitatakse mingite suvemajade puhul, kus iga päev ei olda, mingid siuksed asjad, et noh, täna sinu puhul on ikkagi meil 24/7 küte. Et seda pole mul ühesõnaga vaja. Väga hea. Järgmine variant on siit edasi jõudnutele, ehk siis kes on nii-öelda tahavad asjaga veits täpsemaks minna, siis esimene asi ongi graafik täna. Meil on süsteem 1 ehk siis radiaatorkütte graafik, kus me saame juba teha väga peenhäälestust graafikule. Siin me näeme, mis on pealevoolu temperatuur ja siin me näeme, mis välisõhu temperatuuri juures. Näiteks täna on meil seadistatud, et meil läheb radiaatoritesse 0 kraadi juures 39 kraadi. Jaa, okei. Et see on niisugune mugavusvariant, et noh, tegelikult füüsikaliselt radiaatorid tahavad saada seal minimaalselt niisugune 35-40 kraadi, et üldse konvektsioon tekiks soojusenergia oma. Sellepärast juba alates 0 kraadist me oleme siia seadistanud 39 kraadi. Et noh, alates 0 kraadist üldiselt juba võiks ülemist korrust ka rohkem kütta, et noh, muidu on see, et alumine korrus juba oma enda inertsiga teilt suudab ka juba ülemist hoida soojenest. Soojusenergia tõuseb meil üles, Okei. Siis järgmine asi, mida kindlasti on sinule tähtis, on soe tarbevesi. Jaa. Ehk siis lähme uuesti siia, soe tarbevesi. Siis esimene variant on ajutine luksrežiim. Tuleksime selle juurde hiljem natukene, et räägiksime kõigepealt mugavusrežiimist. Ehk siis mugavusrežiim on täna 4 varianti. Esimene on smart control, ehk siis see tähendab seda, et kui meil on lubatud börsihinna jälgimine, vastavalt börsihinnale soojuspump teeb kütet, siis me paneme siit smart control ja vastavalt sellele ta teeb ka tarbevett. Odavama elektrihinna ajal proovib siis hoida kõrgemat temperatuuri, et kui ta näeb, et seal tunni aja pärast on väga kallis elektrihind, et ta sel ajal tarbevett tegema ei peaks. Okei, väga lahe. Et siis ta hakkab selle alusel kontrollima ennast. Kui me nüüd tahame, et meil oleks mugav, siis meil on 3 varianti. Säästurežiim, tavarežiim ja luksrežiim. Täna oleme siis seadistanud sinule need režiimid niimoodi, et säästurežiim hoiab meil boileris 45 kraadi, tavarežiimiga hoiame boileris 50 ja luksversiooniga 55 kraadi. Siis on samamoodi olemas tarbevel programmid, et me tahame näiteks, et me teeme tarbevett ainult teatud päevadel, näiteks nädalavahetustel, esmaspäevast kolmapäevani, neljapäevani või reedeni me ei ole näiteks siin, ei ole vaja tarbevett toota. Saame teha ilusti tarbevett päeviti, panna programmi peale. Kuidas teha või mida teha siin, kui minna puhkusele näiteks nädalaks või 2 talvel ja tahad, et oleks küttekulud ja igasugused asjad oleks miinimumis? Kas on võimalik kuidagi siit seadistada niimoodi, et näiteks tarbevett üldse ei toodeta ja toas on temperatuur näiteks mingi 10 kraadi või midagi sellist, et lihtsalt selline miinimum, et oleks nagu okei? Jaa, muidugi, siin on selle jaoks tegelikult väga lihtne olemas nagu puhkuse programm. Et me valime minu süsteem. Siin me näeme, et puhkuse programm, täna on see välja lülitatud sul, aga võtame puhkuse programm ja siit saame juba ette anda alguskuupäeva täpselt, lõpukuupäeva, kuna see läbi saab. Ehk siis siit võiks panna nagu mingisugune päev enne puhkuse lõppu näiteks selle aja, et millal ta hakkab siis uuesti põrandat kütma ja boilerit kütma. Täpselt, et noh, täna siit näed sooja tarbevee saame välja lülitada, samamoodi saame küttele anda siin, et me oleme puhkusel. Talvel näiteks. Just talvel, et kas me hoiame temperatuure näiteks seal mõne kraadi võrra madalamana on ja. Ma ütlen sul tegelikult ühte asja veel, et noh, nagu ikka tehnikaspordis alati juhtub midagi ja ka soojuspumpadega võib alati midagi juhtuda. Siis on alati olemas variant, et sa külma ei jääks. On meil olemas siin siuke seadistus nagu minu süsteem, režiimi valik ja me saame selle soojuspumba panna ainult lisaküttena, sest tal on sees täna siin 9 kilovatine tenn ja ta suudab sellega teha nii tarbevett kui kütet, ehk siis 9 kilovatiga suudab su maja edaspidi ka elektritoel otse ära kütta. Nii, sa rääkisid, et see seade istub internetis ja seda saab üle interneti juhtida, eemalt mingisuguseid seadeid panna, et näiteks sa oled reisil ära läinud, läks meelest ära panna sellele
puhkuserežiimile, kas neid asju on võimalik üle interneti siis seadistada ja mis ma selleks tegema pean? Just, täna on võimalik, ütleme, 98–99% asjadest teha läbi interneti. Nii et sa ei pea ise siia kohale tulema ja selles mõttes kõik asjad on võimalik sealt seadistada ja selle jaoks siis peaksime minema vaatama internetis soojuspumba kõigepealt ära registreerima ja juba siis saate kasutama. Selge, lähme tuppa, vaatame. Täpselt. No nii, me võtsime sellest soojuspumba menüüst võtsime mingisuguse stringi või mingi asja, mingi koodi ja mis me sellega teha saame? Täna ongi see, et me saame soojuspumba sealt menüüst tema seerianumbri, tema ühendusstringi, mis siis on unikaalne kood selle soojuspumba kohta, et server oskaks aru saada nüüd internetis, et me ühendame just selle soojuspumbaga. Ja nüüd ongi järgmine asi see, et me lähme MyUpway keskkonda ja hakkame omale kasutajat looma seal. Mis keskkond see oli? MyUpway. MyUp? Ei, Upway nagu üles. Upway. Ja, .com. MyUpway. Nii, oleme siis MyUpway keskkonnas. Esialgu siis registreerime endale konto. Paneme sisse enda andmed. Nii, konto registreeritud ja olemegi sees kohe sellises kohas, kus on seerianumber ja ühendusstring. Seerianumbri sisestame. Just. Ja siis on ühendusstring. Ühendusstring, okei, ühendasüsteem. Ja siin ma saan panna vist oma sellele süsteemile nime. Just. No mis ma panen nimeks? Kodu või suvila? Ärge palun kodu või suvila pange hästi, et neid seadmeid on päris palju, et pärast on väga keeruline leida, milline nüüd see õige kodu on kellelgi. Nii võib olla? Jaa, täitsa vabalt. Nii, okei, meil on siin aadress, meil on siin kõik värgid olemas ja panen ühenda. Just. Ühenda. Nii, näed sa. Nüüd on olemas... Ja olemegi ülevaates. Just, mis me näeme, et soojuspump hetkel teeb. Me näeme, et õues on 13,2 kraadi välisõuanduri juures ja me näeme, et tarbevee temperatuur on 49,9 kraadi. Näeme samamoodi olekut siin, ehk siis lähme siia peale, siis me näeme need pealevoolu, mis meil täna küttesüsteemis peale läheb ja me näeme tagasi tulevat vett, ehk siis tegelikult soojuspumbale täna tuleb tagasi soojem vesi, kui läheb, mis tähendab seda, et ta täna kütma ei pea. Siin on kasutusinfo. Täpselt, ehk siis siit me näeme samamoodi keskmist välisõhu temperatuuri, mis on olnud tänase päeva jooksul, sooja tarbevee temperatuuri, tootmiseid, kõiki asju, mis täna tegelikult selle soojuspumbal on sees seadistatud. Samuti me näeme ka mingit soojusmõõturit, kui palju ta on siis täna tegelikult soojusenergiana sulle andnud kütet ja kui palju ta on andnud soojusenergiana tarbevett. Okei, aga praegu, kui ma tegin selle nii-öelda tavakonto siia, siis mul ei ole vist võimalik siit hetkel ise mitte midagi muuta. Just. Tasuta versioonis me saame ainult jälgida, mida soojuspump teeb, me näeme ainult andmeid. Me ei saa ise läbi interneti sellisel juhul juhtida. Kui me nüüd soovime ka seda soojuspumpa juhtida, siis tegelikult on see, et me saame tellida omale 25 eurost aastas paketi, me saame seda soojuspumpa juhtida, me näeme tema ajalugu kuni aasta või rohkem tagasi, mis ta teinud on, mis kellaaegadel nii edasi. Et selle jaoks on vaja lihtsalt panna oma siis krediitkaardi andmed, teha see asi ära ja tegelikult saad juba kõike teha. Selge. Kuule, aga aitäh sulle koolituse eest. Minu meelest oli nagu väga vajalik, et ma peale paigaldamist jätsin selle lihtsalt niimoodi käima ja soe vesi oli ja kütte oli ja millegi pärast muretseda polnud vaja, aga nüüd ma olen nagu palju rohkem nagu teadlikum, mida üldse on võimalik teha ja ma arvan, et kõige vajalikum režiim minu jaoks on see nagu puhkuse seadistamine, et kui lähed minema, et siis nagu kulud on sel hetkel nullis, börsi jälgimist mul hetkel ei ole vaja, sest mul on fikseeritud elektripakett. Kuid mingisugune 1,5 aasta pärast mul lõpeb see ära, et siis on vaja midagi valida, et siis on hea teada vähemalt, et pump seda võimaldab. Just, täpselt. Täna sellisel juhul ju on pumbas üks linnuke ja sul ta jälgib juba börsi hinda. Kena, aga ühe video teen ma veel, võib-olla paari kuu pärast. Vaatame, kui ma olen kätte saanud elektriarved, vaatame, mis on teinud gaasi hind vahepeal, et siis on hea võrrelda, kas see otsus oli õigeaegne või oli õigeaegne. Tšau. Tšau.